Nii nagu saate algul lubatud, räägime siis siin meistrinurgas natuke sellest, kuidas kodus ise kõige lihtsamal moel ja kõige kiiremini voodit teha. See voodi, mis siin mul praegu taustaks on, see on kokku pandud või tehtud sellest materjalist, mida siit puumarketi hööveldatud materjali riiulist leida võib ning nagu näete, sellised nad näevad välja ka mööblikauplustes ja ma tahaksin teile võib-olla näidata mõned mõtted ja võtted, kuidas ühte sellist voodit teha. Kõigepealt, loomulikult te võite kasutada höövelmaterjali, ta on kohe kumerdatud nurkadega. No siin on praegu 28x95 materjal ja 45x75 seegi voodi on sellest materjalist tehtud, kuid võib kasutada ka liimpuitkilpi. Seda on natukene laiemat, kui te tahate, et teil voodi küljelaud oleks siis pisut laiem, siis siia sobiks kuskil 150, võib-olla ka 200 kilp külje peale panna. Ja kui juhtub, et ostate laiema kilbi, siis tuleb teda ka tükeldada ning tükeldamiseks kodustes tingimustes ilmtingimata saepinki ei pea olemas olema. Piisab, kui teil on käsiketas saag ja sellised spetsiaalsed joonlauad. Tal on all siin niisugune kummjas põhi ja saag jookseb, näete, sellise spetsiaalse adapteri abil jookseb siin soone sees. Saame siit ühe väikse riba praegu maha. Näete, mugavalt lihtsalt kuskile midagi ei kaldu. Väike klõps, võtame sae siit pealt ära. Nüüd aga üks asi, kuidas panna detailid omavahel kokku. Loomulikult selleks kasutatakse tüübleid, puittüübleid ja kõige keerukam võib-olla on nende tüüblite asukohtade täpne märkimine. Ja selleks on olemas loomulikult sellised väikesed märkimisknopkad, kutsutakse neid, puuritakse üks auk detailile sisse, pannakse knopka avasse ja siis vajutatakse jälg peale. Teine võimalus on, kui teil neid knopkasid ei ole, neid ei ole alati igas kaupluses saada. Teeme siia, vaatame õige kauguse ka. Ma teen praegu ilma ette märkimata, näitan teile lihtsalt nagu töövõtte ära, kuidas need peaksid käima. Lüüte naelad natukene sisse, võtke lõiketangid. Ja teeme siit ühe väikse naks. Teine nael ka. Pealt ära. Võtate nüüd kinnitatava detaili või paigaldatava detaili. Vaatame korra siit alt, et need asukohad on meil täpselt õiged. Ja näete, avad ongi märgitud. Näete, niisama lihtne see oligi. Aga nüüd korra selle voodi juurde, mis siin minu selja taga on. Siin selle voodi raami ühendused on tehtud niisuguse spetsiaalse poldiga, millele otsa käib üks detail, mida kutsutakse ristmutriks. Ma näitan teile ühte võtet, kuidas ta nii-öelda koduste vahenditega satuks täpselt õigele kohale. Nii ma pean puuri vahetama. S-box ei ole hea mitte ainult kruvide kaasa võtmiseks, vaid ka väiksemaid tarvikuid saab siia S-boxi sisse panna ja nii palju, kui te olete ilmselt siin meie saates neid S-boxe näinud, on olemas sellised pikemad karbid ka, kus mõningaid väiksemaid tööriistu saab sisse panna. Lasen selle nii-öelda kinnitusaugu siia sisse. Ja selleks, et me saaksime
täpselt nüüd selle risti augu õigesse kohta. Jätame puuri siia sisse, et see annab nagu meil põhimõtteliselt joone ette, kuhu suunas meil läks puur. Teha siia peale, ma teen väikse naljaga ta praegu siia peale. Ja nüüd läbi ava tuleb puurida. Ja sellel ristmutril on, näete, üleval on selline soon sees, see ei ole seekord keeramise jaoks, see näitab meil ära augu suuna. Paneme ristmutri siit ülevalt sisse ja niisama lihtne see oligi, näete. See polt nüüd mitte kuidagi välja ei tule. Need oleksidki siis võib-olla kiirelt mõned võtted, mis kuluvad ära, kui tahate voodit tegema hakata. Nii et kokkuvõtteks, ega see voodi tegemine kodustes tingimustes, kui teil ainult töölaud on olemas, väga keeruline ei ole.